tere kõigile, kogemusnõustaja Silver siinpool. Tänane video on pühendatud kõige magusamale asjale, unele ja mida üldse tähendab hea une kvaliteet, mis toob endaga kaasa see, kui uni on kaootiline ja ma toetan siis puhtalt läbi enda läbielatule. Räägin sellest, kui mul oli näiteks kõige hullem periood, kui oli depressioon kõige sügavam, kui oli ärevus nii kõrge, et ei saanud normaalselt funktsioneerida. Ja ma annan siis aimu, milline oli mu uni kaootilisel perioodil, kuidas see avaldus mõju mu igapäevategevustele ja räägin siis võrdluseks selle poole, kui mul nüüd on see viimaks kõik kontrolli all. Nii et head vaatamist. Kui unest rääkida, siis minu enda jaoks on olnud uni eelnevatel aastatel nii kuidas kunagi, päriselt ka. Ja kui mul toimus see esmahaigestumine depressiooni, kui diagnoositi ka generaliseerunud ärevushäire, siis une graafik või see nii-öelda see normaalne unetsükkel, see muutus nagu veelgi. Selles osas ta muutus veelgi kaootilisemaks, kuna depressioonis, sügavas depressioonis olekus ma mäletan seda, et ega ma suurt, eriti muud midagi ei tahtnudki teha, kui siis ainult magada. Ja see nii-öelda päeval magamine ja siis öösel üleval olemine, et see mängis selle sisemise kella ikka päris kõvasti ümber. Ja kui võrrelda nagu seda praegusel olukorral, siis kui ma olen stabiilne, mul on kindel päevarütm, ma proovin ärgata enam-vähem samal ajal ja ma proovin uinuda enam-vähem samal ajal. Ja tänu sellele tegevusele ma tunnen, et minu sees on kõik paremini, et selline harmoonia, tasakaal. Ja mul on päeval jõud rohkem, mul on energiat rohkem ja ma jõuan palju rohkem teha. Kui minna sellesse perioodi tagasi, toon näiteks ülesannete täitmise. Näiteks töö juures on vaja midagi valmis saada, sest tähtaeg on. Ja võib-olla ei jõua kõike selle traditsioonilise 8 tunni jooksul valmis. Ja tegelikult ka edaspidises elus ma olen tähele pannud seda, et mul on justkui see kohusetunne olemas. Ma tahan hullult palju asju korda saata, valmis saata ja ma olen nõus selle nimel midagi ohverdama, kuna mul jääb regulaarsest 24 tunnist lihtsalt puudu. Tihti see lõppes sellega, et ma ohverdasin unetunde, ehk siis ma läksin hiljem magama. Ei olnud üldse võõras vaatepilk, kui vaatad enne magama minekut kell on 2 öösel ja üles peaksid ideaalis ärkama kell 7 hommikul, siis hea küll, natuke aega see võib-olla tõesti toimib, aga hiljem hakkab see väga suures osas nii-öelda ärkvelolekul ajal ka mõju avaldama. Ehk siis une defitsiit, et võid mõelda küll, et mis see 5 tundi on päris hea ju, või 4 tundi magada. Aga see peegeldub siis, kui lähed päevale vastu. Kui näiteks ma võtlen enda peale diagnoositud sügav depressioon, diagnoositud ärevushäire, siis see kõik mõjutab ka seda. See kehv uni, see kaootiline uni. Et ma mäletan seda, kui mu unegraafik ei olnud nii ideaalne või siis nii regulaarne ja ta oli üsna kaootiline, siis see avaldus väga palju mõju sellele päevasele perioodile. Üldse oli ärevust rohkem tunda, keskendumisvõime hakkas niimoodi keskpäevast lihtsalt kukkuma ja asju oli tunduvalt keerulisem teha, sest rohkem pidi keskenduma. Tekkisid vead, tulid vead sisse ja üldse see enesetunne päeva lõpuks ei olnud üldse hea. Et oli selline sisemine pinge ja seda ei saanud kuidagi maha ka. Ja siis, kui oli aeg magama minna, siis oli see, et keha on küll väsinud, aga siin on kõik aktiivne ja seda ma ei osanud kuidagi maha vaigistada. Ja ma usun, et väga paljud inimesed teevad suht sarnast asja, hakkavad ennast kuidagi muul kombel tuimestama. Need, kes teevad
trenni või leiavad mingi sellise hobi, kus saab mõtled mujale, siis sügav kummardus teie eest, te teete väga õiget asja. Aga kui ma mõtlen enda peale, siis mina läksin seda teed, ma hakkasin jooma ja tuimestas väga hästi, ma sain magada. Aga kas ma puhkasin välja? Ei puhanud ja ma kandsin seda väsimust ja kurnatust kogu aeg päev-päevalt edasi. Ja siis jõuab sellesse punkti, miks on näiteks vaimse tervise haigusest nii keeruline taastuda, eriti siis näiteks, kui unegraafik on selline kaootiline ja muidugi ma ei kujuta ette, mis eripärasid siin võib veel olemas olla, sest ma toetun puhtalt sellele, mis mul endal oli. Aga üldse depressioonist taastumine ja üldse selle ärevushäirega kohanemine võttis pöörde paremuse poole siis, kui ma sain enda unerütmi paremaks. Sest nii kummaline, kui see pole, see regulaarne rütm jätab poole vähem sellist juhuslikust päeva. Esiteks on hea see, et sisuliselt ilma äratuskellata ärkamine, uni läheb ise õigel kellaajal ära ja samamoodi õhtul hiljem tuleb uni ise peale, et ei pea pingutama, et magama jääda. Ja muidugi sinna kaasa aitavad õigesti söömine, liikumine, füüsiline aktiivsus, üldse iseendast nagu hoolt kandmine ja hoolitsemine. Kui ma mõtlen selle peale, et miks ma nagu enda und ohverdasin teatud asjade nimel, see ongi see, et näiteks on vaja mingisugused tööülesanded ära teha, sest peab tegema, muidu muud varianti ei ole. Selline küsimus, et hea küll, ohverdad enda unetunde, aga kes pärast sulle või siis mulle, kes pärast mulle annab minu tervise tagasi, kes seda teeb? Et see on nagu küsimus, mida ma hoian endal nüüd iga kord meeles, kui ma olen situatsioonis, kus ma pean midagi enda heaolu nimel ohverdama ja kas sealt ka midagi tagasi tuleb. Regulaarne uni, regulaarne unegraafik tuleb lihtsalt endas üles leida, tuleb adapteeruda, kohaneda ja pärast seda, kui see on korras, on ka tunduvalt lihtsam näiteks taastuda depressioonist, kohaneda ärevushäirega või siis üldse need seljatada ja tegelikult kõik algab heast unest. Kohtume järgmises videos.